Tere kõigile, eetris on nädala uudised. Inglismaa ja Walesi karistusnõukogu osakonnaväline avalik-õiguslik kasutus näotute bürokraatia, mis määrab kindlaks süüdimõistetud kurjategijate kohtuliku karistuse suunised, on hiljuti teinud vastuolulisi muudatusi ja sütitanud Briti põliselanike seas stormi. Nõukogu teatas, et karistuse määramisel tehakse erierand etniliste vähemuste, suurem osa vägivaldsetest kuritegudest Suurbritannias ja usuvähemuste kurjategijate ning naiskurjategijate suhtes. Teisisõnu saavad kõik peale valgete meeste karistuse lühendatult, luues kaheastmelise õiguse mõistmise süsteemi, mis on suunatud valgetele meestele karmima kohtlemise eest. Konservatiivne varijustiitsminister Robert Jenrick on nimetanud suuniseid kaheastmeliseks õiguse mõistmiseks ja räigeks kallutatuseks kristlaste ja valgete meeste vastu, kuna tema sõnul muudaks see vabadus karistuse määramise vähem tõenäoliseks etnilise vähemuse, kultuurivähemuse ja või usuvähemuste kogukonna jaoks. Peaminister Keir Starmer ja justiitsminister Shabana Mahmood väidavad, et nad on poliitika muutmise vastu ja võtavad meetmeid selle vastu võitlemiseks. Selline protsess võib aga kesta mitu kuud ning nii Starmer kui ka Mahmood on varem väljendanud migrantide ja moslemi rühmade eelistamist. Nende opositsioon võib olla puhtalt teatraalne ja vähesed britid usuvad, et nad tõesti pingutavad, et blokeerida karistusnõukogu kahetasandiline süsteem. Varsti pärast Le Peni süüdimõistmist levisid talle toetussõnumid ning Kreml ja Ungari populistlik liider Viktor Orban olid esimeste seas. Tuletame meelde, et Le Pen juhtis küsitlusi. Tema veendumus tugevdab tema aurat Prantsuse ühiskonnas, seda saame õppida Trumpi stiilis Ameerika poliitikast, ütles Macroni partei parlamendisaadik Christophe Marion. Rumeenia presidendivalimised ja Le Peni kohtuotsus näitavad, et Euroopas tallatakse jalge alla demokraatlikud normid, ütles Kremli pressisindaja Dmitri Peskov, kuid Prantsusmaal valitses ka poliitiline peavool. Ei ole õigustatud, et demokraatias on valitud ametnikud keelatud valimistel kandideerida ja ma usun, et poliitilised debatid tuleks otsustada valimiskastide juures, ütles parempoolsete vabariiklaste parlamendi saadikute juht Laurent Vauquois. Isegi vasakpoolse France Un Poeti LFI liider Jean-Luc Mélenchon tundus olevat kuri. Otsus valitud ametniku tagandamise kohta peaks olema inimeste otsustada, sõnasta. Türgi on alustanud jõupingutusi Süüria Tiyase õhuväebaasi tuntud ka kui T4 kontrolli alla võtmiseks ning valmistub sinna paigutama õhutõrjesüsteeme, ütlesid asjaga kursis olevad allikad Middle East Eye'le. Väidetavalt on käimas ka objekti ehitusplaanid. Ankara ja Damaskus on pärast Bashar al-Assadi kukutamist pidanud kaitsepakti läbirääkimisi alates detsembrist. Kokkulepe näeb ette, et Türgi tagab õhukatte ja sõjalise kaitse Süüria uuele valitsusele, millele praegu puudub toimiv sõjavägi. Kuigi Türgi ametnikud olid varem sõjalise kohaloleku võimalus Süürias pisendanud, nimetades selliseid plaane enneaegseks, on läbirääkimised vaikselt jätkunud. Kui Iisrael näeb Türgi sõjalist kohalolekut Süürias potentsiaalse ohuna, siis Ankara eesmärk on riiki stabiliseerida, võimendades oma sõjalist võimekust ning täites Venemaa ja Iraani lahkumisest tekkinud võimuvaakumi. Ning meil on täna väga häid uudiseid, alustas Trump oma kõnet hüüdes, see on vabastamispäev. 2. aprill 2025 jääb igaveseks meelde kui päev, mil Ameerika tööstus taas sündis, päev, mil Ameerika saatus tagasi võideti ja päev, mil hakkasime Ameerikat taas jõukaks muutma, ütleb Trump. Aastakümneid on meie riiki rüüstanud, vägistanud ja rüüstanud nii lähedal kui ka kaugemal olevad rahvad, nii sõbrad kui ka vaenlased. Ameerika terasetöölised, autotöölised, põllumehed ja oskuslikud käsitöölised, neid on täna meiega palju. Nad said tõsiselt kannatada. Mõne hetke pärast kirjutan alla ajaloolisele täitevkorraldusele vastastikustele tariifidele kogu maailma riikidele vastastikuselt. See tähendab, et nemad teevad seda meile ja meie teeme seda neile. Väga lihtne, sellest lihtsamaks ei saa. Siin on mõned üksikasjad. Hiinale 34%, mis ületab praeguse 20% tariifi, mis tähendab kokku 54% tariifi, EL 20%. Jaapan 24%, Ühendkuningriigid 10%, Lõuna-Korea 25%, Tai 36%, Šveits 31%, Taiwan 32% ning Malaisia 24%. Sellised olid meie selle nädala uudised.
Kuu uudised on eetris 6. algul, seniks aga kohtume järgmistes saadetes.